Iga 10. tööealine naine ning ligi 14% meestest on Eestis ravikindlustuseta. Nüüd on tervishoiueksperdid tulnud välja ideega, et kõik peaksid omama ravikindlustust ning vajadusel peaks igaüks ise selle kulud kandma. No me teame, et siin on väga palju puudusi, need on aastate jooksul on nagu kujunenud ja elu on edasi läinud, nii et oleks vaja siis kahte põhimõttelist selgitust, kes maksab ja kuidas maksab. Minule tekitab samamoodi muret, et ravikindlustamata inimesi ei ole just vähe, et neid on liiga palju. Praegu on paljudel tööealistel ravikindlustus, sest neil on tööleping. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Tänapäeval ei ole aga sugugi enam kõigil klassikalise lepinguga töömudel. Tegelikult ravikindlustussüsteem tuleks pulkadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna ja mitte lähtuda siis praegu olevatest mõtetest, vaid visioonina, et kuidas siis see ravikindlustussüsteem peaks töötama, mis on siis universaalne, mis on solidaarne osa, mis on inimese personaalne vastutus oma tervise eest. Eksperdid on välja käinud järgneva idee. Ravikindlustuse arvutamiseks võiks võtta aluseks miinimumpalga ja siis võiks kujuneda selle ravikindlustuse summaks 115 eurot kuus. Ma tervitan, et on arutelu selle teema ümber, aga need ideed, et igale inimesele kohustuslik 115 eurot uut maksu peale panna, sellele ma olen vastu. Inimesed tänases olukorras, kus on olnud mitmeaastaline ränk elukalliduse tõus, kus inimesed on kaotanud töökohad ja eriti ka vabakutselised loomeinimesed, et seda raha ei ole mitte kusagilt võtta, sul jääb võib-olla kuu lõpus 10 eurot raha kätte ja siis ei hopsti, on üks maks veel, mis on maksmata ja see ei ole tegelikult hea idee. Nii mitmeski Euroopa riigis, sealhulgas näiteks Leedus ja Hollandis kehtib selline ravikindlustuse mudel, kus inimesed ise peavad selle eest maksma. Ameerika süsteem on selles mõttes see, et igal inimesel on oma ravikindlustus ja arvestatakse siis inimese terviseriske. Euroopa süsteem on pigem selline ühtlasem süsteem, et on riike, kus kõik inimesed on ravikindlustusega kaetud ja seal ei arvestata niivõrd palju terviseriske. Praegu on Eestis ravikindlustuseta ligi 90 000 inimest. Arvamusi selle kohta, kas ravikindlustuse summa peaks maksma miinimumpalgalt või muu arvestuse kohaselt, on erinevaid. Samuti ei ole kõik ühel arvamusel, et meil Eestis üldse inimesed selle kohustuse enda rahakotist tasuma peaks. No inimesel on praegu juba võimalus panustada sotsiaalmaksu kaudu, et 1/3 makstavast sotsiaalmaksust läheb ravikindlustussüsteemi. Ja teine võimalus on ka praegu osta endale ise ravikindlustus. See on arvutatud välja keskmise palga põhjal ja sellel aastal on summa 272 eurot kuus. Sellise vabatahtliku ravikindlustuse pidi varasemalt tasuma korraga kogu aastaks. Nüüd saab seda teha kuu kaupa. Kui eelmisel aastal oli sellise kindlustuse sõlminud 687 inimest, siis selle aasta juulikuu seisuga on see arv kasvanud 1053-le. Täna on juba üle maailma olemas kindlustusorganisatsioon, et me võime ka vabale turule minna ja siis need inimesed näiteks riigi poolt ära kindlustada. Teiselt poolt on need inimesed, kes ausalt makse maksavad ja korralikult tööl käivad, et me ei tohi nagu seda süsteemi, mis meil täna on, ka kohe hoobilt ära lõhkuda. Ma tegelikult olen nõus ekspertidega, kes ütlevad, et ravikindlustuse omamine peaks olema kohustuslik, aga nüüd täpselt, millised need viisid peaksid olema ja kuidas me selle siis saavutame, et see on meil praegu analüüsimisel, et see on meil Vabariigi valitsuse tööplaanis. Aasta lõpuks tuleme ettepanekutega välja. Ideid võib ju lauale käia, aga fakt on ka see, et kohe homme Eesti tervishoiusüsteemi muuta pole võimalik. Siiski tuleks kogu süsteemile pingsamini otsa vaadata ning aru saada, kus on murekohad ja kuidas muuta tervishoiuvaldkonda nii, et inimesed saaksid piisavalt vajalikku abi.